Roosik, meie kõige kuulsam rannavõrkpallur, nüüd juba ka tunnustatud treener. Sinu käest on kõige õigem küsida, mille taha poistel see mäng jäi? Tervist kõigepealt. Natuke nagu Mart ja Kusti mängisid natuke liiga kindlalt selles suhtes, et nad ei võtnud riski. Nad isegi ei proovinud, kuidas öelda, mitte eksida, aga nad ei proovinud nagu lahendada konkreetselt asju. Nad läksid hästi kindla peale tegema, kaitsepalli neil oli palju. Sealt oleks võinud rohkem võtta riski, tugevamini lüüa ja teha selliseid asju, et ma arvan, et just see oligi, et nad jäid natuke nagu pehmeks ja liiga, kuidas nagu õige öelda on, liiga kindla peale mängisid. Ma nägin, sa vahetasid poistega kohe peale mänguga mõned sõnad, mis sa poistele ütlesid? Ei, ma ütlesingi sama asja, et nad liiga kindla peale mängivad, et nad peaksid võtma rohkem riske. Serviga samamoodi rohkem riske võtma ja oma rünnakul ka, et neil see platsimäng on hea, Martil on hea blokk ja Kustil on hea kaitse. Nad saavad palju võimalusi, aga nad ei lahenda neid ära. Ja isegi see, et nad nagu jätavad mängu need pallid pigem jätavad mängu, kui riskivad ja üritavad võita punkti. Et nad ongi natuke liiga pehmed praegusel hetkel. Kui palju sa teiste paaride mänge oled näinud, oskad äkki öelda, kes siin nüüd kõige kõvemalt alles jäänud on? Ma ei ole näinud väga palju, aga nimede järgi ma arvan, et poolakad, Austria, poolakad ja Austria meeste poole pealt, ma arvan, et ongi need, kes peaks võtma selle ja sakslased ka muidugi, sakslased on alati tugevad, et ma arvan, see esinelik on 2 Poolat, Austria ja Saksamaa, kui nad omavahel kokku ei saa toime.